Ma ei tea, kas te teate seda, aga soja on viimasel ajal olnud hästi populaarne. Ta on suhteliselt isegi superstaari staatuses ja seda eriti Austraalias ja väga palju ka Iisraelis. See on sellepärast, et maailmas on praegu toimumas pöördelised ajad, tuleb järjest juurde taimetoitlasi. Ja nad kõik tahavad süüa, aga kõik ei ole olnud varem taimetoitlased, mis tähendab seda, et neil on vaja leida üleminekuperioodi toidud ja soja on siis olnud selleks alternatiiviks. Kas soja on toit, on ta mürk või on ta imeravim? Minu nimi on Liisa-Andra Pajuste ja Lea juba hästi tegi mulle sissejuhatuse. Kuidas peredes soovib? Ka nii võib võtta. Siin on siiski ka vaateid. Mikrobioloogia, taimebioloogia on mul selline kõrvalkirg ja soja kohta on tõesti levinud nii palju müüte ka muu hulgas. Aasias ometigi on juba sadu aastaid, tuhandeid teatud sojast, kuidas seda kultiveerida, kuidas seda süüa, erinevaid mooduseid, kuidas seda siis kasutada. Läänes on arvamused aga viimasel ajal hoopis teistsugused olnud. Inimesed arvavad läänes, et soja teeb neid haigeks. Ega üks või teine pole vale, et mida siis nagu arvata, eks ju? Kohati peetakse soja aga väga kuidas öelda, kummalisel kombel tervisetoiduks, et kui ma hommikul söön rasvast peekonit ja panen sinna, ma ei tea, muna ja kõike muid põnevaid asju juurde, mis me teame, et 55, kui iga päev nii süüa, siis on juba infarkt käes. Ja kui ma sinna lõppu nüüd siis võtan soja jogurti, siis ma olen väga tervislik. Et see nagu nullib selle kõik ära. Et päris nii imeravim see soja siiski ei ole näidanud tendentsi, et ta võiks olla. Aga soja kohta on tõesti tekitanud väga palju küsimusi see, et on olemas, me teame, et on taimsed naissuguhormoonid, GMO on kindlasti teema, beebide sojapiimasegu, ääretult populaarne on ju teemana, USAs on tekitanud väga palju küsimusi, kohtukeisse üle maailma selle kohta ja kõiksugu erinevad sojalihad, sojajuustud, igasuguseid põnevad asju saab sellest sojast teha, mida siis poelettidelt võib leida. Ma käisin eelmine nädal Tallinnas Solarise keskuses ja vaatasin, et sinna oli tekkinud terve müriaad erinevaid sojalihasid, kanakotletid, kalakotletid, et kui sa ei taha päris kala ja päris kana, siis sa võid võtta selle sojakana. Ma testisin need, mis Eestis olid, ei olnud küll kuigi head. Küll aga ma sain Luksemburgis septembris ülihead kana tofu kotletti, mis oli hirmuäratavalt sarnane. Nii et kas need on siis need kõik okei süüa ka? Ma ütlen ära, et tervik on alati parem kui selle osad. Ehk siis, kas me sööme õuna või pektiini, kartulit või tärklist? Need omadused on erinevad ja see, kuidas nad meie kehas toimivad, on täiesti erinevad. Kuidas siis, mis selle sojaga tehakse? Tootmises eraldatakse kiudained, süsivesikud, rasvad, vitamiinid, mineraalid ja sajad kasulikud taimsed kemikaalid. Ja järgi jääb siis puhas sojavalk. Sellised kontsentraadid, valgukontsentraadid segatakse siis kokku nisuvalgu ehk gluteeniga, taimsete õlidega, tärklise, suhkrusoola, magusainete, vahel ka piima ja muna valguga ja modernse tehnoloogia abil, siis nagu Magic, saab sellest teha kõiksugu asju, mis hingi ihaldab. Näiteks soja, juustud, vorstid, viinerid, kanaliha, kõik asjad, mis nagu välja tulevad sellest masinast siis. Siin on üks pilt ka juures. Ja sojavalku leiab väga palju piimavalgu asendamiseks siis. Batoonides, jogurtites, jäätistes, leibades, muudes küpsetistes. Mida otsida paki pealt? Väherasvane sojajahu, orgaanilise tekstuuriga sojajahu, tekstureeritud taimne valk, isoleeritud sojavalk või siis soja kontsentraadid. See, mis emake loodus on meile andnud, ei ole nüüd täpselt siis see ikkagi, tuleb seda meeles pidada. Et need ei ole
ei sarnane kuidagi looduse poolt looduga ja ei maksa siis imestada, kui keha annab sellest märku ka, kui neid väga palju süüa. Ometigi, Aasias, me ju teame, Aasia klassika on ju soja kõikides oma variatsioonides. Et kuidas need inimesed seal Aasias on ellu jäänud, kui siin läänes räägitakse kogu aeg sellest, et kui sa liiga palju soja sööd, siis mehed muutuvad naisteks ja kõik, mis põnevaid asju toimub. Soja võib suurendada vähiriski, kahjustab kilpnääret, immuunsüsteemi ja aju funktsioneerimist, põhjustab ühtlasi luude hõrenemist ja sukuorganite probleeme. See on see, mida siis räägitakse. Seda küll endale ei taha, eks ju. Tahaks sellest mööda minna kähku. Kas tõesti? Pead sügama. Mis siis nagu tegema peaks siin läänes? Kuidas saada seda tarkust, mida me näeme, et on Aasias? Mida nad selle sojaga siis teevad? Õnneks puudutavad need mainitud hädad siis neid inimesi, keda on meelitatud tarbima võltstoite ja inimese poolt laboris sojas sünteesitud leiutisi ja lisandeid. Meelitama ma ütlen sellepärast, et turundusega saab teha trikke. Muidu mulle päris meeldib, et mul on nii hea soe päike paistab peale. Turundus on ju ühtlasi see, et sa ostad inimeste tähelepanu ja tekitad neile vajaduse, mida nad ise ka ei tea, et neil on. Ja annab ka sojad selliselt turundada. Siit tuleb nüüd mängu vastutustundlik ettevõtlus ja vastutustundlik roheline turundus ka, mis Eestis on üsna levinud. Need, kes väikese osana oma toidust söövad traditsioonilisi sojatooteid, see ei puuta, mis ma ennem siin lisasin, et mõnevad haigused. Aasias on sajandeid sojaubadest valmistatud väga lihtsaid toite. Ja kusjuures nende söömisega ei kaasne Aasias elavatel inimestel terviserikkeid. Aga millised need toidud on, mida traditsiooniliselt Jaapanis ja Hiinas on alati valmistatud ja siiamaani saab? Sojaubade keetmine, tofu, mis on sojaoa kalgend. Tofut võib kutsuda ka sojakohupiimaks, et nagu võrrelda. Natto, hapendatud sojaoad. Veganite seas, kes söövad ainult taimi, on levinud üks hirm, mille ma võin vabalt maha võtta, B12. Ehk siis, kui ma nüüd ei söö üldse loomset, kus ma siis B12 saan? Veganite seas natto on levinud, aga natto, ma võin öelda, on päris rõve. Ma olen seda proovinud. Ta on niisugune hästi veniv, haisev ja siis ta sisaldab kõiki baktereid. B12 on põhimõtteliselt bakterite kaka, ainevahetusjääk. Ja see on siis jube kasulik, inimesel on see kogu ütleme, ninast kuni siis lõpuni välja on kõik täis erinevad baktereid, mis seda siis toodavad, et väga kartma ei pea. Küll aga esineb omnivooridel kummalisel kombel seda tihti peale rohkem ja see on seotud siis seedesüsteemi tervisega. Aga natto, B12 allikas. Miso, mis on siis hapendatud sojaoa pasta, ta on selline pruuni värvi ja annab soolaka sojakastmetaolise meki. Misost tehakse näiteks suppe. Okara, mis on siis tofu tegemise kõrvalprodukt, erinevad sojakastmed, piimad, võrsed on ka väga levinud Hiinas, Jaapanis. Juba, mis on sojapiima tegemise kõrvalprodukt ja kinako, see on sojajahu. Nii, siin on siis natukene näha, et kuidas traditsiooniliselt soja käideldakse Jaapanis. Et need toidud on saadud lihtsate protsesside tulemusena, ei ole laboris midagi seal tehtud, vaid on jahvatatud, hapendatud, ei ole mõjutatud nende vähe mõjutatud nende keemilist koostist. Tüüpilise jaapanlase või hiinlase toidust moodustavad sojatooted kogu kaloritest 5% ainult. Hästi huvitav. Et siin on veel üks pilt. Siin siis tehakse tofut. Kuidas? Nagu chicken nuggetsid ja tegelikult on tofu, vaata siin kõrval on näha, restide peal on sellised valged asjad. Need on tofud, mis on tehtud juba valmis.
aga olete kuulnud sellist asja, et Eesti inimene sojad küll ei seedi, et kõik asjad, mida me seedime, on meie ümber. Millega me oleme kasvanud siin 100-paar tuhat aastat. Ja kui tuleb midagi väljaspoolt, siis see ei seedi. Et on vaja, et kõik asjad oleksid väga lähedal. Kasulik on muidugi, kui asjad on lähedal. Mina kuulsin seda ka, jah, ma olen tihti seda kuulnud. Ja sarnast asja siis väidetakse ka soja puhul, et eestlased pole eales varem soja tarbinud, me üldse oleme siin parasvöötmes, me oleme eksootilistest kohtadest päris kaugel, et sa võid seda soja süüa, aga see ei seedi ära sul. Võiks arvata, T-toksiin sinuni ei jõua. Rottidel teeb see augud kõhtu, aga inimestel ei tee midagi. Kindlasti. Aga ma küsin selle peale, et aga banaan ja kiivi, mis on ju ka päris kaugelt tulnud, meie poelettidel väga levinud, mis siis nendest saab, et need on ju ka kaugelt maalt tulnud, et kas need siis ei seedi ära? Ma ütlen, et nad muidugi seedivad ära. Sest et kui minna kvanti päris, kvantfüüsikasse ja täitsa kvanti, siis ega siin on ju ainult loetud arv elemente, millest me üldse koosneme. Ja inimese keha on harjunud lahti võtma loodusest pärit asju. Ja uba, soja uba on ju kõigest üks uba, eestlastel on ubadega kokku puudet olnud küll ja veel. Nii et kogemust on üksjagu. Ja näitab, et seedib küll. Võite muidugi proovida, sööte topokooki ja siis vaatate, mis saab. Traditsiooniline Aasia toitumine põhineb muuhulgas ka tärkliselistel, riisi ja siis uhkelt juurde juurvilju ja puuvilju värskelt. Ja sellised toidud sobivad inimestele väga hästi, ka lääne inimestele, sest et need on vähe rasvased, mõõduka valgusisaldusega, rikkaliku süsivesiku sisaldusega ja need ei sisalda kolesterooli, mis ka muidu tegelikult ei ole halb. Oleneb, kuidas sa vaatad, eks ju. Nagu baktergi ei ole halb, et millisesse keskkonda ta satub, sõltub, mis sellest bakterist siis nüüd saama hakkab. Oleneb ka bakterist. Oleneb ka keskkonnast, eks ju. Kui tal pole keskkondast, temast ei saagi midagi. Traditsioonilistes Aasia toitudes on vähesel määral alati olnud ka loomseid tooteid. Siin on üks isuäratav pilt teile, nii kaua, kuni ma vahetan lehte. Üks asi, mida sojaga seostatakse, on siis erinevad ravimid, droogid, farmatseutilised sojahormoonid. Taimedes leiduvad fütokemikaalid on inimese särava tervise väga olulised osad, aga mina väidan, et neid peab kasutama loomulikus pakendis, nagu ka traditsioonilisi sojatoite, selleks, et saada neist maksimaalset kasu. Mida ma mõtlen, on siis see, et farmatseutilises tootmisprotsessis saab sojast võimas droog, mis aitab naistel näiteks vähendada menopausi sümptome. Aga kahjuks igal droogil on kõrvalmõjusid ka ja nendest me räägime. Kontsentreeritud isoflavonoidid ehk siis need taimsed naissuguhormoonid, nendel põhinevad preparaadid ja segud on loomadel soodustanud rinnavähi kasvu. Ja selliste asjade pikaajaline kuni siis 5 aastat kasutamine on seostatud naistele emaka vähieelse seisundiga. Soja rinnapiima asendaja on siis midagi sellist, mis sünteesitakse ka erinevatest asjadest kokku. Maisisiiru, põlid, valgud, sojavalgu, isolaat. Ja kui see segu on veel eriti odav, siis on veel mais ja soja GMO. Õli on rääsunud, pulbrile on segatud juurde sünteetilisi vitamiine. Ja mis loogika järgi see siis peaks olema beebile kasulik toit? Ega ei olegi. Ainult võib-olla majandusloogika järgi. See on hästi ohtlik ja kõik toitumisnõustajad seda teavad, et soja, piima, segu lapsele anda põhitoiduna on ääretult riskantne. Absoluutselt on sellel mõju lapse hormoonsüsteemile, ajule, närvisüsteemile, tüdrukule ja poisile. Soovitatakse selle asemel siis hoopis muid asju, kas või mandlipiima, kitsepiima, kui ei ole võimalik võtta lehmapiima. Et sisaldab GMO soja on põhiline ohukomponent soja rinnapiima asendajatel erinevatel põhjustel, aga sellel ma pikalt ma panin selle pildisse, nii saate ise lugeda siit juurde, on ju.
nii, üks asi, mida seostatakse, on ka kaltsiumi kadu ja vähi kasv, mis siis valgukontsentraatide söömisest justkui tuleb. Kontsentreeritud lehmapiimavalk, kaseiin, toob inimese kehas kaasa suure kaltsiumi kao ja põhjustab osteoporoosi ja neerukive. See risk ei kao ka siis, kui asendada lehmapiimavalk sojavalguga või hernevalguga või üldse tegelikult ükskõik millise termiliselt töödeldud valgukontsentraadiga. On selgunud, et kui inimene lisab oma menüüsse 40 grammi kontsentreeritud valku, siis põhjustab see kehas olulise kaltsiumi kao. Siin on lahti kirjutatud veitsa. Iga element on seotud vähemalt 8 järgmise elemendiga. Ei ole kunagi niisugust asja, et ma võtan ühte elementi ja siis mul kaob ära kogu häda. See on nii D-vitamiiniga, B12-ga, ka valguga. Ehk siis, et elemendi võtmine minu jaoks on midagi sellist, nagu et mul kurk valutab ja siis ma panen fastumkeeli peale. Et tegelikult peaks tegelema sellega, miks siis nagu kurk üldse valutab. On ka uuringuid, mis viitavad, et isoleeritud sojavalk on luudele sama kahjustav kui lihas leiduv loomne valk. Aga isoleeritud sojavalk, eks ju, isoleeritud sojavalk, ehk siis, et kui me sööme tervikprodukti, siis on loodus selle juba meile pakendanud selliselt, et ta ongi meie kehale vastuvõetav. Ka on selgunud, et kui lisada menüüsse 40 grammi soja või lehmapiimavalgu kontsentraati, tõstab see oluliselt vähki soodustava kasvuhormooni ehk insuliinitaolise kasvufaktori IGF-1 taset kehas. See on üks selline asi, mida sa ei taha, et sul... Kusjuures sojavalk oli peaaegu 2 korda selles uuringus siis tugevam kui lehmapiima isolaat ja IGF-1 on tänaseks juba tuntud. Maailma Terviseorganisatsioon on sellest väga palju kirjutanud, näiteks kõik toitumisasutused on sellest väga palju kirjutanud. Vähisoodustaja, eriliselt siis rinna eesnäärme, kopsu ja soolevähi arenguga seotud. Aga et kui palju see 40 grammi siis nüüd mulle võiks tähendada? Inimene, kes tavapäraselt toitub väherasvasest terviklikust taimsest toidust, aga sööb päevas sojabatooni või sojajoogi, juba ergutab selle riski kasvamist, kujutate, see võtab nagu nii vähe. Ühe kanakotleti siis või soja kanakotleti või siis 2 burgerit. Et need mõlemad lisavad umbes 40 grammi isoleeritud sojavalku ja kui selliseid asju iga päev süüa, siis mõjutab tervist. Aga lisaks sisaldavad sellised toidud tihtipeale ka nisuvalku gluteeni ja gluteen on selleks vajalik, et ta on lihtsalt nii kleepuv ja ta hoiab neid asju koos, sest need taimsed asjad iseenesest niimoodi ei seisa väga koos ja see ka mõjub kaltsiumi kaotavalt. Ma tahan rõhutada seda, et isolaadid on need, mis ajavad sassi meie sisemist keemiat. Kui me võtame sisse tervikut, siis see toetab meid kui tervikut. Tervik on hea. Tervik on hea, ja. See on see sõnum. Ja seda ma rõhutan mitu korda. Näiteks, et milline võiks välja näha siis sojavalgust tehtud matkitud lihatoit. Neid võib teha, siin on siis ühed sojaliha tükikesed. Tehakse ka gluteenist lihatükikesi. Need on ka väga huvitavad. Seitan on selle nimi. Kui satute kokku, siis proovida, ma arvan, et on päris huvitav, et mis turul üldse on. Milleks nii palju vaeva näha raisata kraami ja kõik. Kusjuures selle IGF-i kohta on veel minu meelest huvitav see, et ta soodustab väga rakkude kasvamist, aga ta pärsib rakkude suremist. Et kui nüüd mõelda vähi peale, siis see on midagi sellist, mida ei tahaks küll nagu kuidagi soodustada. Aga mis siis, kui sojavalku söövad need inimesed, kes igapäevaselt nagunii söövadki luukadu soodustavat loomset valku väga palju, nagu lääne dieedis on seda. Et mis siis nagu nendest saab? Kultuurides, kus traditsioonilised sojaoa toidud on tavapärane menüü osa, esineb läänemaailmast kordades vähem osteoporoosi ja vähki, mis on Eestis ka väga populaarseks saanud juba viimased 10 aastat. Ainuüksi see paneb mõtlema, et tegelik mure peaks olema sünteetiliste, mitte traditsiooniliste sojatoitude osas. Geneetiliselt muundatud sojast tegelikult ma väga palju ei taha üldse rääkida, sest et siin juba sai seda nagu natukene
tutvustatud. On üks hästi äge konverents Food Revolution, mis toimub üle interneti igal aastal ja seal on meeletult palju rahvast, kes siis tulevad seda kuulama. Üks hästi huvitav maailmakuulus GMO uurija on Jeffrey Smith ja tema siis rääkis, et kui loomadele anti söögiks geneetiliselt muundatud soja, mida inimesedki söövad, siis tekkisid neil igasugused põnevad probleemid immuunsüsteemiga, suguorganitega, pankreasega, esines kiirenenud vananemine, ei taha, insuliiniprobleemid. Aga kui see karjatoit siis vahetati, siis kõik nagu läks tagasi ja surnult sündinud vasikute arv ka vähenes, et oleks justkui väga kasulik, eks ju. See GMO sojaga, ma arvan, et see ongi see point, eks ju, et kuidas mida sa sinna paned, et on GMO. Näiteks mina olen mõelnud väga palju selle peale, et aga miks see BT-toksiin just, eks ju, et äkki on midagi muud sinna panna ja miks see Monsanto herbisiid võib-olla saaks midagi muud. Holistilised viljelejad vist kasutavad ka küüslauguvett ja mingid muid põnevad asju, aga kui sul on nagu mega suur põld, et palju sa seda sinna siis pritsid, eks ju. Aga on üks hästi kihtarst, Neil Barnard. Ta on vastutustundlike arstide liidu president. Ta on George Washingtoni ülikooli meditsiini professor ja tal on mitu suurt arstikeskust Washingtonis, kus ravitakse inimesi ainult siis plant-based ehk siis taimedel põhineva toitumise, elustiili ja siis mõnede ravimitega ka juba huvitav koht. Eestist üks arst käis seal ka KSA silmakeskusest, üks doktor just nende konverentsil, juba põnev. Aga Neil Barnard siis, kes on välja töötanud ka vegan insuliini, kujutate ette, nii väga põnevaid asju tehakse, ütles, et uuriti siis tüdrukuid, kes tarbisid soja ja selgus, et uuringus osalenud tüdrukute rinnavähi risk on 30% väiksem võrreldes siis samaealiste tüdrukutega, kes ei söö sojat. Kaunviljades esinevad isoflavonoidid sarnanevad küll naissuguhormoonidele, aga need ei mõjuta keha nii, nagu östrogeenide üleküllus võiks mõjutada. Ja siis Aasia ka siia juurde, et kuigi Aasias süüakse küll palju kaunvilju, sealhulgas ka soja, siis millegipärast ei ole Aasias probleemi meeste naisestumisega või sperma vähenemisega või üldse viljakusega, et mis seal siis teistmoodi tehakse. Neil Barnard on seda ka öelnud, et tänaseks on meil 3 head uuringut, need on PubMedist ka saadaval, kui keegi käib, hästi suur uuringute andmebaas PubMed. Et tänaseks on meil 3 head uuringut USA-st ja Hiinast, mis näitavad, et kui naised tarbivad soja, langeb nende rinnavähi risk 30% ja naised, kellel on olnud rinnavähk, on rinnavähi taasesinemise võimalus ka 30%. Väga paradoksaalne. Kõik need uuringud, mida ma siin üldse nüüd kogu aeg kajastan ja räägin, et uuriti ja räägiti soja, toitmürk või imeravim, 7 müüti soja kohta on Banaanisaarel artiklina ja kõik pisikesed viited sisaldavad uuringuid. Minu poolt on ja muidugi soovitus ühelt poolt meeles pidada, et miks pärast inimesed üldse tarbivad isoleeritud ükskõik millise valgu kontsentraadiga tehtud produkte. Enamasti taimetoitlaste seas on see sellepärast, et minnakse üle loomselt toidult taimsele toidule erinevatel põhjustel. On see keskkond, tervis, moraal, loomad, mis iganes. Need põhjused on väga palju. Aga minu jaoks on see ülemineku toit, ehk siis, et nüüd, kui sa sellesse vorsti jääd kinni, siis tasub lihtsalt nagu olla teadlik, et okei, mulle väga maitsebki see sojavorst, aga ma tean ka selle tausta ja mida see võib põhjustada. Sellisel juhul ma olen teadlik tarbija ja oskan neid riske võib-olla natuke maandada. Soovitus on kindlasti kasutada traditsioonilisi sojatooteid. Sojapiima võib ka vabalt ise teha, mis on palju tervislikum variant, kui siis osta poest. Tofu väikese osana oma toitumisest siis jälgida, et need ei moodustaks suurt osa, hoiduda või vähe tarbida sünteetilisi sojatooteid nagu sojalihad, sojajuustud, batoonid, viinerid, vorstid, aga neid, ma arvan, on lihtsalt põnev proovida. Kasutada tofu tükke näiteks vokiroas, mitte süüa näost sisse tofu burgereid,
kindlasti proovige ära tofu juustukook, aga mitte siis ei pea sööma iga päev neid tofu batoone. Siin on mõned ilusad pildid sojakookidest. Nüüd pärast seda soja juttu kindlasti on hea ka mäletada, et on teisi taimseid toite, taimseid komponente, mida võib süüa, näiteks pähklid, seemned, teraviljad, puuviljad, juurviljad, see müriaad on väga lai. Et ka ma olen märganud, et väga paljud taimetoitlased, kes tulevad abi paluma oma toidusedeliga, on kuidagi hästi keskendunud nendele sojatoodetele ja siis juba seedimise poole pealt võib see tekitada küsimusi. Aga ma tutvustan teile ka mõnda müüti, 7 müüti, sest et sojal ja sojal on vahe, nagu me nüüd teame. Sojas on kahjulikud ained. Soja sisaldab ka antitoitaineid, mis siis segavad valkude seedimist, näiteks trüpsiini inhibiitorid ja mineraalide imendumist, segamist fütiinhappe. Aga need ei ole probleem, sellepärast et küpsetamisel ja hapendamisel muutuvad need ohutuks. Ja kaunvilju, näiteks ube ja läätsisid, ei olegi ju kombeks süüa üldse toorelt, neid ju ennem leotatakse ja siis keedetakse. Ja kuigi trüpsiini inhibiitorite puhul on siis, mis siis segab valguainevahetust, et kui nende puhul on märgatud katseloomadel kahjulikku mõju, siis seda sama kahjulikku mõju inimeste puhul ei ole märgatud. Ja väga huvitav on see, et igal halval asjal on alati olemas ka positiivne pool. Fütiinhappe, mida peetakse alati ubade puhul väga halvaks, on näidanud üles, et loomadel on vähivastane mõju nii soole kui rinnavähi puhul siis, fütiinhappe puhul. Soja tekitab vähki. Soja sisaldab östrogeenilaadseid aineid, mis võivad soodustada östrogeenile tundlike vähkide, näiteks rinna- või eesnäärmevähk esinemist ja eriti ohtlik on soja neile, kellel juba on vähk. Aga rinna- ja eesnäärmevähk esineb Hiinas ja Jaapanis 6 korda vähem kui lääneriikides. Miks see nii on? On leitud, et sojast pärinevad isoflavonoidid ergutavad laboriuuringutes rinna- ja eesnäärmevähi kasvu. Terviktoiduga sama tulemust ei ole saadud. Väga hea. Aga südamehaigused. Soja teeb südamehaigeks. Kaitse südamehaiguste eest pärineb suuresti Aasia maades levinud väherasvase madala kolesterooli sisaldusega dieedi tõttu, öeldakse, et sojal ei ole nagu siin osa. Inimesed, kes elavad riikides, kus tavapäraselt soja tarbitakse, näiteks Jaapan, on palju madalam infarkti risk ja uuringud kinnitavad siis pidevalt, et sojatoidud toovad kaasa nii üldise kolesterooli kui siis ka pahaks peetud LDL kolesterooli langemise ja hea kolesterooli HDL tõusu. Tegelikult LDL ei ole ka üldse halb, tal on täiesti oma funktsioon olemas, aga jah. Nii, ja tooted, mis annavad siis vähemalt 6 grammi sojavalku ühe toidu korraga, lubatakse USA toidu- ja ravimiameti poolt panna peale silt, et see vähendab südamehaiguste riski. See tähelepanek, kusjuures on viinud ka arvamusele, et sojas võib-olla on sellised ained, mis tasakaalustavad keha, aitavad vähendada kolesterooli, hoida tasakaalus vererõhku ja on vähivastase toimega. Teadus areneb täpselt samamoodi edasi. See, mida me praegu loeme bioloogiaõpikutest, näiteks mina vaatasin, pole üldse muutunud, küll aga maailmatasemel on see muutunud. No, et ilmselt need asjad, mida me praegu võib-olla saame lugeda teadusuuringute näol suurtest andmebaasidest, ilmuvad võib-olla 10-20 aasta pärast ka üldisesse võib-olla õpikutesse. Ma ei kujuta ette, mis aega see võiks ilmuda. Et aga see mikrobioloogiline maailm on nii põnev, see, mida praegu avastatakse, ei ole veel üldse kuskil nagu kaardistatustki, et ilmselgelt võib eeldada, et loodus on loonud asjad nii, et need on meie heaks, mitte meie kahjuks üldse, kui rääkida ka metafüüsiliselt, füüsikaliselt.
ei, kui sa torgid õuna, ega mis taga siis juhtub, ta lihtsalt mädaneb ära ja saab uuesti maaks. Ma mõtlen just selles töötlemises ja lammutamises nende asjade üksikuteks komponentideks eraldamist. Ma arvan, et see on inimese soov teada seda, kuidas maailm töötab. Küll aga me ju ei saa mängida lõpuni jumalat, sest et kuidas ma tean, mis saab sellest ühest tootest, kuhu pannaks näiteks sisse karugeen. Ta praegu on väga huvitav, aga nagu tunda seda õppida on väga huvitav. Kristiina kohe tõstis pilgu. See on jube huvitav tundma õppida, küll aga ma ise ei tea, et mis mõju sellele võib olla, see on see liblika tiiva efekt, eks ju. Ma ei tea, aga uurida on kindlasti huvitav. Suguhormoonid, ehk siis, et meestest saavad naised ja naistest saavad naised. Juues vähemalt 300 milli sojapiima 3 korda päevas, 1 kuu jooksul vähendab see naise estradioli ja progesterooni taset ja tema menstruatsioonitsükkel kasvab 4 päeva võrra. Ei taha. See omakorda võib põhjustada viljatust ja kaasa tuua luude hõrenemist. Nii, on siis väide. Aga hiinlased ja jaapanlased on maailmas ühed viljakamad rahvad üldse. Fütoöstrogeenidel on ühtlasi nii nõrk östrogeeni stimuleeriv mõju kui paradoksaalselt ka östrogeeni tootmist pärssiv mõju. See on jube huvitav. Siin on 2 vastand mõju. Ühelt poolt ta stimuleerib, teiselt poolt aga pärsib. Ilmselt siin võib olla veel komponente mängus äkki või. Östrogeenile sarnaselt võib sojaluid tugevdada ja hoida ära menopausi sümptome, nagu näiteks kuumahood. Ja kui USAs siis on nenditud, et korjatud andmed, et 80% naistest kaebavad kuumahoogude üle, siis Jaapanis ja Singapuris on see protsent kuni 14%. Östrogeeni pärssiv tegevus vähendab ka rinna- ja emakakaelavähki. Kilpnääre, mis orkestreerib väga paljusid asju. Näiteks D-vitamiini puhul ka on kilpnääre nagu selline dirigent seal ees ja ütleb, kuhu mingid asjad peavad minema. Väide on see, et struuma ja hüpotüreodismi on raporteeritud ka beebidel, kes saavad sojal põhinevat rinnapiima asendajat. Kilpnääred puudutavad autoimmuunhaigused ja kilpnääre vähk võivad samuti olla mõjutatud sojaga kokkupuudest. No jah, võivad küll. Toidule lisaks võetud jood, aga on täheldatud, et pöörab tagasi. Kõik kilpnääred mõjutavad negatiivsed mõjud, väga palju aitab tasakaalustada. Ja populatsiooni uuringud viitavad hoopis sellele, et soja kaitseb kilpnäärme vähi eest. Populatsiooni uuringud on alati palju põnevamad minu jaoks, kui need labortingimustes tehtud ekstraeeritud, midagi uuritud. Et populatsioon on juba selline palju tõsiselt võetavam minu jaoks. Eelviimane immuunsüsteem. Eksperimentaalsetest uuringutest on selgunud, et sojast pärinevad isoflavonoidid suruvad alla immuunsüsteemi ja vähendab siis see ka hargnäärme suurust. Ja lisaks on raporteeritud antikehade ja valgete vereliblede vähenemist ning teisi immuunsüsteemi talitushäireid. Hargnääre on meil siin taga, kui gorillad teevad bum-bum-bum, siis nad põhimõtteliselt stimuleerivad oma hargnääret, et kui immuunsus kasvab, siis kuidagi võib-olla endal on ka tugevam olla, sest kõik on ju, me oleme nii mitu tasandit ja kõik on omavahel seotud. Sojas sisalduvad isoflavonoidid võimendavad immuunvastust ja pakuvad seeläbi ühe võimaliku selgituse, et miks soja tarbitavates ühiskondades on vähem teatud vähke, on hoopis uuringud näidanud. Ja viimane on siis ajutervis. Ja, ma olen kõige viimane, kõik oleme väsinud. Ja see on viimane slaid. Päev on läbi. Uuring, kus vaadati Hawaii'l elavaid keskealisi Jaapani ja ameeriklasi, leiti, et nendel, kes siis sõid tofut, oli madalam aju funktsionaalsus, kiirenenud aju vananemine ja ajus mõned struktuursed muutused, mis siis võivad olla Alzheimeriga seotud. Oi. Nii, aga Alzheimer ja muud dementiavormid on Aasias palju vähem levinud kui lääneriikides, nagu ka kõik muud põnevad haigused ja on uuringud, mis näitavad, et aju funktsionaalsus sojalisanditega hoopis tõuseb. Sojapiima puhul, traditsioonilise sojapiima puhul on ka täheldatud, et sellel on valu mahavõttev toime
näiteks artriidihaigetel tehti selline uuring, kus uuriti, et need, kes tarbisid soja, traditsioonilisi vorme, kes pidid hindama siis külmapallisüsteemis oma valu ja need, kes siis mõnda aega tarbisid traditsioonilisi soja variante, nende valu vähenes. See oli tore. Nii et üks oluline asi on siis see, et populatsiooni uuringutes ei ole tõestatud, et soja põhjustab haigusi ja tegelikkuses tuleb Aasias elavate inimeste tervis suuresti nende tervislikust toidusedelist. Tarbitakse rohkelt taimselt, väherasvast ja terviktoitu. Päev sai läbi. Mul on nii hea meel, et minul on see au see päev lõpetada. Kui te tahate teada täpsemalt nende uuringute kohta, siis siit te leiate viiteid, aga minu sõnum on siis see ja terviktoit.